põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! Ja tervist, ütleb jalgpallistuudio, kus siis täna räägime loomulikult Eesti klubide euromängudest. Loomulikult teeme väikse sellise kimmiku ehk ennustame, kes võiks olla järgmine eestlane mõnes suurliigas. Lõppu siis teeme sellise lõbusama mölaformaadi, et võrdleme siis Talveti Kaljuranna puhkuse kohti ja loomulikult, eks saate osad on Eigo räntimisminut, lõpuküsimus ooperile ja loomulikult alustame sellest kohast, et Madis Kalveti vabandus, mis peab olema iga saate üks osa. Et Madis Kalvet, tervist. Tervist. Saad aru, olen puhkusel ja mida ma kuulen ja näen? Korraks lähed ära, pöörad selle Andres Ooper lastega ja mina siin puhkusel ja kohe Uiboleht saates, Gunnar saates, hoopis teised inimesed kohe vahetasid välja. Saad aru, inimesed tahtsid kuulata, et Eigot ja Ooperit ei ole. Madis Kalvet, kas ongi nii, et ma ei saa enam selja pöörata ja kohe on mõni jalgpalliliidu tegelane siin saates. Mis on su vabandus? Vabandus on see, et Gunnar tahtis teha saadet, mida ka rahvas kuuleb, et ta teeb tennise podcasti kogu aeg, et mõtlesin, et tuleb proovib ka sükest nii-öelda toredamat saateformaati ja siis Uiboleht ka kohe haaras võimalused, et Eigot ei ole, nüüd ma julgen tulla. Vaata õige, selles mõttes, et vaata raske, et vabanda siis inimeste eest ka. Ma vabandan südamest. Loodame, et sellist asja rohkem ei juhtu. Loodame, et ei juhtu tõesti, jah. Ja Andres Ooper, kuidas sul siis teeme siis kiired Viimsi minutit kuule, et kaotus jälle. Väna üles alla, oota, Velto 45 punkti. Viimsi 35 ja siis tulevad ülejäänud kindel teine koht, jälle paistavad ülemineku mängud Kuressaarega ja Ada viimati 1-2 Kalevile räägi siis, me muidu räägime ainult eurosarjadest ja suurest jalgpallist räägi siis, kuidas esiliigas läheb. Velko on kaotamata, Viimsi kaotab, miks läheb nendel poolprofessionaalsetel või poolamatöörklubidel nii raskelt suvel? Ei tea jah, et eks see keeruline aeg on võib-olla tõesti, kes on kus ära ja nii edasi, et ja Velko jättis meile sellise võimaluse natuke lähemale tulla, aga ütleme ausalt, et me ei kasutanud seda võimalust hästi ära, et surusime, mis me surusime nagu ka teistes mängudes, et oleme seal, valdame palli ja loome võimalusi, aga ei saa kuidagi, ei saa sisse seda palli, nii kuidas vaja. Et just enne seda Nõmme Unitediga väga kindel 3-0 ja kõik korras, aga ei suutnud jätkata. Kuidas esiliigas üldse, ma ei tea, miks esiliiga on nurks, esiliigas üldse, et see mängijate kokkusaamine, et esiliigas ju sellist puhtusaega ei ole, eks ole, et meil on vahest on siin premium-liigas vanastel, et juulis ei tohi Eesti klubid mängida, sest mängijad peab puhtama näed. Esiliigas vist ma eeldan, et tulebki see suvel vist mõni mees on ikka puudu, eks ole, tahaks ju naisega korraks Tenerifel käia. No põhimõtteliselt nii on, et meil ka käivad siin nädala kaupa ikka käiakse ära, et sellega peab arvestama ja sellega saame, juba teadsime ette, et nii hakkab olema. Aga siis peamine teema, euromängud loomulikult, 4 on jäänud alles 2. Ütleme ausalt, mina puhtusel olles ei vaadanud ühtegi mängu, sest et milleks, aga lähme selle juurde, mis paha mees, selline ma olengi, et neljapäeval Paide võõrustab siis Viini Rapidit elagu, see tähendab, et näeme taas suurt jalgpalli Alain Kott Arena, kus on WC-d sisse pestud ja on tulemas 400 õnneks ei ole nii palju ja fänne, et saab lubada. Saavad hakka. Iga see Rapid Viin, Paide on siis seni nagu siirat üllatunud. Mis ootustega me üldse selle mängu lähme, et ega me miskipärast selle mängu ümber, ma endis Kalvet selgita, on sellist haipi palju vähem, kui oli selle Göteborgi mängu eel. Minu meelest see mäng tuleb ma loen nagu meediat, nagu see on so and so, eks ole, puhtuse ma ei viitsi eriti, aga ma ei näe, et siin oleks suured jutud, et Viin on tulemas ja suur mäng, et kuidagi selline läheb kuidagi tasa ja vaikselt. No see Göteborgi asi läks suureks ju ka tehti pärast tavamängu, kui ikkagi Rootsist tuldi võiduga tagasi ja selles mõttes oli siuke positiivne foon oli üleval, kindlasti ju see vahe on, et samas muidugi jälle Paide ju ka tegelikult sai ju seal Aserist sai väga hea võidu ja
okei, seal oli õnne ja kõik see, mida vaja on, mida väiksemal vaja on. Aga nojah, sama jälle ka see, et neid, ütleme, fänne tuleb siis umbes 4 korda vähem on ju ja eks see, ma arvan, sellesse asi tuleb. Täna on kolmapäev on ju. Täna juba on mängujärgsed pressikad asjad ilmselt nagu läheb nüüd veidike suuremaks ja homme, kui siin linna peal on rahvast näha, siis tehakse pilti ja siis jõuab rohkem see arvan meediasse, et pigem jah, ikkagi see Göteborgi mängu tegigi suureks see avamängu tulemuse. Mis on Andres Ootper meie ootused? Ma arvan, et see Viini Rapid on selline nõedalt vahepealne sats, et ta ei ole nagu suur nimi. Selles mõttes ma mõtlen ta nagu hetke jalgpallis ei ole nagu suur nimi, eks ole, et ajalooliselt muidugi hiigelklubi ja kõik need jutud, et seda võiks ju väga hästi välja mängida, mis ta kunagi on olnud, eks ole, et aga mis on nagu fakt on ikkagi see, et kui sa vaatad Rapid Viini, eks ole, osta näiteks vana ja transfer, let's fucking go. Kui mõnus pole natukese nädalat transfermarti lahti sealt teavad. Ei, mida öelda tahad on see, et keda ostab, et sulle Rapid Viini Rapid, vabandust, ja siis ostab ikkagi mängijad, paremad mängijad Rootsi kõrgliigast, et kui siin oli kunagi mängis Paide Häkkeniga, siis seal oli selline mees nagu Asare vist, kes tõmmas esimest mängust 6 minutiga ratus ära, kõik oli tehtud, eks ole, selline jõhter võimat tuli kinni saada, ma ei mäleta, mis see Paide sai 2 mängu võttes 1-8. Näegi sükast, jah. Aga kuhu see Asare läks mingi mitme miljoni eest, loomulikult ta läks Viini Rapidisse seejärel, eks ole, Romeo Amane. Ja sa vaatad, eks ole, mille eest see meeskond mängijad ostab, eks ole, ja kus ta ostab, eks ole, siis ongi, võtame eelmise suve, eks ole, siis on sellised Kullitsin Türgerdinist ligi 4 miljoniga, Tillo Celticus 1,5, Petter Nosadaal Mechlenist 1,5, et kõik on sellised suured, ütleme, miljonite ostud. See tähendaks, et siin selle Göteborgiga tegelikult võrdlus sees mõttes päde, et see Viini Rapid minu meelest on selline isegi samm veel edasi. Kindlasti on. See on selline, ma arvan, Viini Rapid tuleb siia sellise, ma ütleks sellise hooaja eelse sellise, et see asi tuleb ära teha, et siin on see Paidel, kuna nad siirast juba said jagu, siis selline üllatusmoment on kindlasti õhus, et miks mitte, et nad ei tule siia. Ma arvan, et nad ise arvavad, et see tuleb hästi lihtne mäng neile ja seal seda ma usun, et Paide võiks ära kasutada ja ütleme niimoodi, et ma usun, et siin on mingi väike võimalus vähemalt kodus teha normaalne tulemus. Sama kui Heigo see transfermarti mängu tõi, et siis ju kui Göteborgil oli see mäng, et turuväärtus 18 miljonit vist on ja või Paidel on see kuskil 4 miljoni kandis, siis Viini Rapidil 46, et selles mõttes ta on ikkagi nagu samm, tugev samm edasi nagu, jah. Ja ma võtaks võib-olla selline natuke kehvem kui Holland võib-olla on selline, aga sinna kanti, ütleme see. Austria liiga tegelikult on ju päris heand ja see Salzburg on ju ikka Euroopas teinud väga häid mänge ja et seal ikkagi taset kindlasti on päris palju. Ja. Kui ma tulen tulevikust vara ja Eigo formaat ja mõtlen, et Paide võitis mängu 1-0, siis ma ei teaks ka olla, et mis selles mängus juhtus. Mis on üldse see, et minul on pilet ostetud, mina saan aru, sina lähed siin kohe saarele ära, et sa ole tagasi kadakate vahele koduulut jooma, siis mis see, mina ikka lähen siin neljapäeval fännina mängu vaatama, oodan siin kord amps, ikka võib-olla ma ei olnud valmis 7000 fänniks, ma lugesin. Ma lugesin ja, et mul tuttav läks õlut ostma poole pausi alguses ja siis 70. minutiks tuli õlledega tagasi, see oli selline partak jälle, elad amps, ma ei tea, mis ma vist enne ma räägin, et kui te ei saa hakkama ja laske oma õlled sisse või siis ma tean, see on välistatud, aga valad õlled enne lahti, sa tead, et seal tuleb 100 inimest, ostavad ainult õlut, valad need enne välja, palun ühe korra, see teeks midagi kiiremini ja ei saa. Huvitav, kumb enne juhtub, kas me jõuame sinna? Teeme ennustuse, et on õlled on välja valatud ja näiteks teise poole alguseks niimoodi, et inimene tuleb, saab kohe või siis need pöördu ära, kaavad ära, millega inimesed hakkama ei saa või siin tehakse partit juurde, et ei oleks järjekord. Tulevikus ei näe kumbagi juhtumas. Ma räägin, see Ianort on see, et ilus, teeme Eesti jalgpallile reklaami, tulge kõik vaatas, mingi ilge partak. Järsku kuulatakse, järsku tehakse. Lubati, et tuleks seekord valmis, jah?
millest ma rääkisin? Ma võidin ennustama, et kui 1-0 võidavad. Õllega on valmis ootamas ma poole. natuke liivist lahti kohe näha, et ennustama toon tulevikus siis, mis siin mändus juhtus. Eks siin saab olla vist ainult üks asi, ehk no see peab olema, ma arvan, sarnane mäng nagu oli seal Aserbaidžaanis nüüd, et noh, lihtsalt ühel meeskonnal ei lähe sisse ja teine saab seal oma 1-2 võimalust ja lööb ühe ära, et noh, paraku ma arvan, see klassivahe ikkagi on nagu päris suur. Ja samas muidugi on see, võib meie kasuks rääkida, et nagu siin on veel toodud ka, et ega nad ju need Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa tiimid ja nad praegu alles valmistuvad hooajaks ja seal on nagu nad ei ole veel nii kokku mänginud, et kindlasti see annab jälle Paidele eli, sest Paide on ju ikkagi hooaeg käib, mehed on vormis praegu, ilmselgelt on Paide kõige paremas hoos, mis nad sel aastal on olnud praegu. Positiivne emotsioon on ka all, et kõik need asjad võiksid nagu kanda ja aidata. Aga ütleme, paraku peab ütlema, et seal peab õnne olema, ilma õnneta seal ei juhtu, ma arvan midagi. Mis siis Rapid Wien teinud on sel suvel koduliigat vist alustasid, eks ole, ma arvan, võitsid 1-0 Altahi, edasi ei ütle meile vist suurt midagi, et tore. Et nii läks, tegelikult oli, ma vaatan nüüd mul see tikskeed, et olid räigelt üle 18-6 pealöögid, aga on mänginud ka meeskonnada Santa Coloma, mis riigist? Andorast. Kurat, tark mees. Lootsis lõksa tõmmata. Aga võitsid siis 2 mängu kokkuvõttes 9-3, ehk mis näitab, et midagi see näitab, et tulid kinnetada, see ei olnud seal mingit nagu ravistamist ja ehku peale messi. Seal võib-olla ongi, et mis on positiivne, et see esimene mäng, eks ole, tegelikult Andorras ei tulnud Rapidil lihtsalt, Rapid Sportklub, et võitsid 3-1 küll, aga niimoodi, et see 3. ärav löödi seal täitsa mängu lõpu eel ja esimene pool oli 0-0 ehk, et see Andorra näitas, et kannatades annab seal midagi teha küll, et taaskord peale löögid 21 oli Rapidil kokku ja aga Andorra satsil olid omad võimalused, et ma arvan, see kodumäng, et lootuseta ei ole. Mina homme ikkagi lähen sinna siis mõnust 0-0-ile võtma. Ei, see oleks muidugi väga lahe, kui tuleks 0-0, et see, ma arvan, emotsioon oleks sellega päris hea. Paide, mis siis Paide puhul, millest see Paide nii hea siis on olnud, et see nii kaudel jõudis, et see on huvitav, et see Tarmo Rink, olgem ausad, mina ma arvan, olen oma rumalust piisavalt näidanud, et aastate jooksul, et minu arusaavad asjadest ei päde kunagi, et see Paide kuidagi kuidagi vaiksemaks on jäänud seal need igasugused uudised, ütleme, et enam ei paista selliste bravuuritsemistega võib-olla silma on kuidagi asjad loksunud, mõnes mõttes ongi loksunud kuidagi paika need asjad, vaata, et algas ju üle kivide känduda ikka vägagi, et siin mõni sats võib-olla ei oleks nii palju kannatanudki, et kohusetäitja, mis ta oli, aga praegu asjad toimivad, tundub, et mingi võib-olla on saadud riietusruum ja kõik asjad on korda saadud ja on käekirjast ka võib-olla, on asjad hakanud toimima, ütleme niimoodi, et tulemused tulevad ka järgi ja koosseis on ka nagu paika loksunud, et seal algus ikkagi ju tegelikult ju väga palju varieerus väga palju seal see riist ja nüüd on ikkagi samas Cabral, kes tuli suure hurraaga, pigem nagu pingimees nüüd on ja tuleb vahetusest Ojamaal Anieril on väga selge roll nagu leitud on ja siis seal Padamoosi on ees ikkagi tegelikult väga tubli olnud on ju, et seal mingid asjad on nagu ühesõnaga täpselt meestel on leidnud õiged kohad, õiged ülesanded, õiged rollid, et see tundub, et on väga palju aidanud. Ainus, mis puud on, et seda möllu rohkem saada, ma loodan, et täna pressikonverentsi, see oli ainuüge naljakam asi, mida ma ikka puhtuse ajal, ma lugesin ikkagi, tuleb välja, ma ei ka, et ma arvan, Eesti jalgpalliklubid on õnnelikud, Kalve puhtab vähemalt, ei soperda sinna, ei aja mingit jama rottu, õudne mees, et saavad päris spetsialistid ikkagi seal asju ajada. Kes siis on, keda siis jälgida, eks ole, võib-olla on Viini Rapidil seesama Maane on vigastatud kahjuks, et ta ongi muidu oleks selline kõvem mees, aga tegelikult seal on neid Austria koondislasi ja selliseid mehi on ikka Wurmbrand, Nikolaus Wurmbrand, noor 20-aastane, mis ta siis on, äär, selline tõenäoline mees, kelle järgmine koht on mõnes suurliigas.
ja siis on sellised natukene korenumaid kaitsjad, et ja siis kapten on Mattias Seidl, see on Saksamaa või Austria rondislane, et tummine. Aga kui peaks ennustama, mis see tahemändu kokkuvõttes jääb, näiteks, kui ma päris ausalt ennustan, mina ütleks, et 1-5 näiteks Paide poolt, et see on taseme vahe minu meelest on üüratu. Siin iga, ma ütlen 5 on see mõnes mängus võtta äge, aga ma ei tea, kas see on tekkinud. Madis ka, et sul selline pime usk Tarmo Link ja Paidesse või me oled sellest plaadis paneme selle plaadi peale, et let's go, et Rapidiin kokkuvõttes ma arvan, see läks nagu õnnestumini, kui läheks paremini, kui läks Anderlehti vastu, läks parem, kui läks Säkkeni vastu, läks parem, kui läks Aiki vastu. Et ikkagi Viini Rapid on sama klass või natuke isegi kõrgem. Okei, Anderleht on ilmselt võib-olla veel kõrgem, on ju. Aga sisuliselt ütleme, suures plaanis Eesti klubide jaoks on see kõik üks kategooria, nad on ikka väga-väga tugevad vastased. Et kui õnnestuks koondskoor teha parem, kui nendes duellides on olnud, siis ma arvan, oleks juba väga hästi. Ja. Ma arvan, kui ühe viigi kätte saaks, näiteks koduse viigi, see on juba kõva, see on kõva asi, millega võõrsile minna. Ja mis need mured on, et eelmine aasta oli ka Matt Paiser sul alistati ja siis tuli Aika vastu 0-8. Enne seda Stjarna alistati, eks ole, tahemändu kokkuvõttes väga tubli, siis tuli Häkken vastu 2-7, et see Paidel on olnud see, et kui tuleb selline suur sats vastu, siis on nagu... On raske olnud, jah. Enamasti just on see, et üks mäng on nagu käest läinud, et seal ühes on suudetud enam vähem hoida ja teises siis on ikkagi lappad päris korralikult. Ja. Paide teeme selle ühe üleminekud asja ka, et noorem käid Paidesse. Andres Ooper, kui üllatanud sa oled, et... Pigem olen, ütleme niimoodi. Aga... Et vist on mõnes mõttes on selles mõttes, mõlemalt poolt vist loogiline asi, sest et noorem käid vajas minuteid ja tundub olevat, et Paide võiks olla see koht, kes neid minuteid annab. Aga ma arvan... Igal juhul ilus asi, et noor Eesti nii-öelda tulevikule mõeldes noor Eesti koondislane võib-olla. Aga esimest mängus just vaja, sina rohkem Paidet neid vaevalta nüüd paraada. Kohe sisse. Eluvormis paraada. Praegu nagu asjad toimivadki. Just see, et kaitse püsib, see ongi ülioluline, et ma ka arvan, et kui see on paika loksunud, siis seda vist kohe muutma ei hakata. No ja võib-olla ongi praegu see, et kui siin euromänge mängitakse, et võib-olla siin natukene koduliigas saab mingi hetk nagu proovida. Aga pigem ma arvan, see võib-olla järgmisse hooaega vaatav samm juba, et ilmselt käis ju läbi ka tema enda jutust, et ilmselgelt otsis veel välisemale varianti, aga kui seda varianti ikkagi head ei leidunud, et siis Paide, ma saan, et oli varem ka teda tahtnud, et kukkus kokku ja sõnad kahe asja osa. Jah, et igatahes Rapid põhimõtteliselt iga aasta siin on olnud, mitte iga aasta, viimastel aastatel on olnud ikkagi selles konverentsiliigi alagrupis, et eelmine aasta seal alistasid Győri, ungarlaste Győri play-offis ja siis said alagruppi, enne seda alistasid seal Praga näiteks, ei kaotsid Pragale, aga seal Trabzonspor ja Wislat võitsid, et tänu läbi selle konverentsiliigi alagruppi ja siin pole kauged ajad need, kui nad olid ka Euroopa liigas, et selles mõttes ma ütleks, et tulle Reich staadionile, et muud ei olegi, et jah. 1-5, kas pane siis, et kas te arvate, et see rahemändu kokkuvõttes tuleb väiksem või suurem see vahe? No... Et kõik õnn oli selle siiravast ära. 1-4, siis tuleb väiksem. No, väga ilus. Aga kus, ole positiivne, muidu ma olen liiga negatiivne. 1-1 ja 3-0. Siin on näha, Madis ka puhtused kohe veel, ingõitsel või Eesti jätpalli pärast. Aga mis on, kui me sellelt, kui Paide ja Viini Rapidilt, eks ole, me näeme natuke sellist Kesk-Euroopa tippjalgpalli, näeme Reisjat, Vännerit ja muud, siis Floralt. Kas ma olete nõus, et kui Flora kaotab klubile Interklub Descaldes, kas siis on ikkagi fopaa läbi ja tuttumine? See mõttes, et
on, et tahaks võitu igal juhul, mõlemas mängus isegi ütleks, aga ega ta lihtne ei ole. Lihtne kindlasti pole, ega seal on ju ka tegelikult ju Hispaania koolkonna mängijad on ju seal palju, et nad ei ole mingi andorralised ja tule seal vastu nagu. Mis siis on teinud Interklub Descaldes viimastel hooaegadel? Eelmine aasta nad kaotasid napilt meistrite liigas sellele Steuale 3-4 ja siis seejärel kaotasid napilt Ljubljana Olümpiale 3-5, et väga tasavälised mängud. See aasta enne seda, mis nad siin alistasid, 2024 suvi alistasid Mostar Veles Bosnia klubi 6-2 konverentsiliiga eelringis, siis kaotasid Ateena AEK-le, mis on nagu okei. 2023 suvi alistasid Vikingjuri 3-2 ja siis kaotasid Ibernaniga. Mida ma öelda tahan? Tulemused on täitsa okeid nagu, jah? Tulemused on okeid, et mis annab võib-olla lootust on see, et nad kaotasid meistrite liigas siis Lincoln Rev Timpsel 2-4. Aga no tänu selle, et see Flora on selles konverentsiliigas, selles meistrite pooles, no see kasutades Jaan Martinsoni, siis see on võtta see alarupi koht. Tegelikult ju seis on sarnane nagu eelmaast Levadial oli, kui Levadia tuli ka tuli sealt teisest ringist ikkagi läbi ja siis kolmandas oli see Differdange oli vastas, Võõrsil 3-2 võideti, kõik oli, sõidame neljandasse ringi selle Kosovosse, võtame ära ja saame gruppi. Et selles mõttes on seis nagu sarnane, et on ju ka, et võtame Andorra ära, ilmselt tuleb sama emoodi, jälle Kosovo meister tuleks vastu, et seis on sama, aga eelmest oli näha, et Differdange'ile suutsime ikkagi kaotada lõpuks kodus, et ega ta lihtne ei ole, samas jälle päris sükke käe katsutav võimalus tegelikult on olemas, nagu, et see on ainult ole ise mees ja tee nagu korralikud esitused, et väga palju lihtsamaks see teekond ei pruugi nagu minna, eriti just olukorras, kus esimesegi kaotad, jah, esimene mäng võõrsil võib-olla on isegi hea asi siin. Jah, võib-olla siis ongi seal, üritad ise hoida seal, kui mida Andorra on seal meie vastu seal lavast, pakid on. Las nemad üritavad ja teed seal vaikselt nõelad vastu. Et kui võõrsid tuleks viigiga ära, see oleks ju tegelikult väga hea variant järgmine nädal kodus. Aga nagu sa ütlesid, eelmine aasta oli ka, et tuled võiduga ära ja siis ikka kodus. Siis võib-olla oli see, et kuidagi mehed ise võib-olla mõtlesid üle, et ma ei kujuta ette. Ja, tulime ka Rootsist võiduga ära. Okei, selles mõttes oli ka vähe teistmasti vastan, aga Differdange'iga oli mõte eelmaasta küll, et võõrsil me juhtimise 3-1, ja kui lasime lüüa siis 2-3. See kodumäng oli ka, ma käisin vaatamas, aga seal Ai, kurra torre, vallas väga ümarguseks jäi see asi. Aga mis me selle Andorra satsi kohta, et kui me vaatame seda Inter Descaldes, ma ei teagi, ütleme Inter lihtsalt või ütleme Escalade. Ma ei oska hääldada neid, siin toone neid selliseid klubisid siia, kelle ei oska hääldada. Viinirapid, jah. Viinirapid, jah, lihtne vaat. Ja mida ma öelda tahan, kus need mängijad tulevad, liiguvad enamasti, eks ole, ondi selline Hispaania 3.-4. liigas paadihti. Mõnel üksikul vennal on kuskil siin ammu mingi umbes, La liigas mingi paar mängu nooruspõlves, aga üldiselt on seda ikka vähe. Mingitel mängijate, paaril mängijal on selline huvitavam taust, aga üldiselt, kui sa vaatad, eks ole, siis on selline, mida ma öelda tahan, on see, et kui meil need mängijad, kes meil need noored mehed, kes siin on Alamaad, Valdmetsad, Treidad, Zappinenid, Kolobov, Grünwald ja nii edasi, kui need tahavad mängida kuskil kõrgemal tasemel ja siis sa pead üle olema Hispaania tugevuselt 3. liiga tasemel meeskonnast. Ütleme, põhimõtteliselt küll, jah. Ikka. Et see on nagu see peamine asi. Kõige põnevam mängija loomulikult, kas me lähme talvet Intertata tegema järgmine neljapäev, loomulikult Mauricio Pochettino, kuulsa Pochettino, andetu laps. Päriselt või? Jah. No tema poeg või? Jah, Mauricio Pochettino, see mõttes, et kas me... Päris poeg, lihtsalt nimega ime. Ei, päris poeg. Ei, see ongi, et käinud siis, tema karjäär on siis selline, et Tottenhami noortesüsteem, siis on Watford, Gymnastic, Ibiza. Ibiza, vaat see on normaalne. Sinna läkski. Sinna see karjäär läks, jah. Sinna läks, ei olnud vaja sinna minna. Ei, ta on 25, ega sealt suurt midagi ei tule, vähemalt selline, äge ju. Mängib Euroopas, Jah. Et
Kas on mees või? Ma arvan, praegu see küll see lõug on põrandani kuskil. Tema vend Sebastiano Pochettino, see on siis Ameerika koondise fitness coach. Huvitav, kuidas ta sinna sai? Ei tea, ei oska öelda, ei tea. Isa siis nagu teist poega nagu kaugemale jääda kui Andorra meister. Nagu. Ja et see, ma arvan, et see võib-olla ongi selline, et et selle ümber peabki selle suure fooni looma, et kuulsa Pochettino poeg. Järsku isa tuleb vaatama. Vaat see kõva. Ja siis läheb siia. Marcelo käis. Ma arvan, täpselt seda mõtlesin. See lokaali öösel, vaata, sinna võiks minna. Eesti üks hullemaid joomatuhti, ma ei tea, kuidas juba. Minu arust on selle aasta üks suurimaid üllatus ikka on see, jätkuvalt see, kuidas Marcelo jõudis Viru lokaali. Sellest ma ei saa aru. Juba isegi on aru sellest, kuidas sinna jõudis. Nagu. Mis siis on murekoht? On see, et vist on varjundi kaasalöömine on lahtisem. Seal on jah, midagi tervisega pahast jälle. Varjund on seal keskväljal olnud päris ma ütleks selles mõttes, et asendamatu võib-olla isegi. Kelle sa paned sinna? Kelle sa paned, jah, ütleme niimoodi, et Rauno Allik või? Ja ei, seal on üks-kaks vahetust ja ega tundub, et Vassiljevile väga roteeruda ei meeldi, aga pigem ma küsiks, need äärekaitsekohad on väga huvitavalt mehitatud, et seal, jah. Aga ma ütlen, et see, ma ei teagi, kuidas sa selle ära lahendad, et selle nii-öelda varjundi küsimuse. Varjund on selline, Allik on võib-olla liiga ründav sellesse kohta nüüdseks, et varjund mängib päris all, eks ole, ta on selline ülilahedalt siduv, päris olulises rollis on. Tee välja liiga kaitsev. Ja et selles mõttes nagu varjundid, kui see profiili vaatad, on ta ju ründav mängija, aga ta käib väga all, isegi küsimus, et tõmbabki nagu selle, paneb mõtlema, et mis positsioon see siis täpselt oleks, et ise eeldaks, et ta toetab veel rünnakut veel rohkem, aga jah, ei, ta on oluline, väga oluline, et jutud on ka, et ikkagi satsi sees ka väga suures rollis. Et nii on, et päris keeruline asedada. Esimene mäng on võõrsil, võib-olla ongi, paneme siis selle tee välja, et lähme istume, lähme pargime bussi ära. Ei saa, et on nüüd hea või Andorra, on nüüd hea? Mis siis on, jah, et Andorral siis, kui vaadata, mis teeb selline asi nagu Andorra koondis, siis üks Andorra koondis on ainult, mis võib-olla näitab ka, et Andorra meisterklubist liialt ei, et seal ei ole, et kõik need normaalsed Andorra mängijad on vähe, Hispaania 3. liigas enam-vähem, et mis on nagu üllatav. Mis me siis ennustame ka või? Ennustab 8-0. Let's go. Mina usun Kostas. 11-0 lööme selle Karnarfoni üle. Aga vaatad, mis nad teinud on, eks ole siis... Ei, kui kokkuvõttes võidaks, oleks tegelikult väga hea. 3-2 kokkuvõttes kirjutab alla. Aga sina arvad, et läheb raskelt, jah? Ma arvan, kui tuleb, tuleb ikka raskelt, ma arvan kergelt. Juba viimane mäng ei tulnud kergelt, et see, et ei suudetud tegelikult normaalajal ära otsustada seda, et jah, et ma ei tea, kas see vastane on nüüd kergem või raskem, ma ei tea, et sarnane on, ma arvaks. Et pigem ma arvan, sellepärast saab ikka nugada peale, et on see, et vabamänguga midagi ära otsustada ja see Tallinna mäng, siis kellel rohkem närv vastu peab, tootavasti peab Floral seekord rohkem kui eelme aasta Levadial, jah. Jah, et see oli kaotasid, seal on hästi huvitav mäng, oli ka lihtsalt see, et kui võitis, või tähendab, see Escalades tegi selle... Escalades, ma olen ikka... Tulid siia suure musta autoga ette täna, jah? Et see Ameerikas ära harjunud, sõitis kogu aeg Uberit. Tellige mulle Escalades. Ei, mis asi see oli? Mürka raamatus just oli, et esimene asi vaata, kui sai sellise lepingu, et siis esimene asi, 2 autot pidi olema loomulikult, 80 ülikonda, 2 autot, 1 pidi olema Escalade, vaata. See oli nagu lihtsalt sellised kirjutamata reeglid, et kui need 2 mängule järjest sama ülikonna, siis kõik mõnitasid, vaata. Vaene. Ja no polnud ikka mitut autot, siis oli ka hirmus. Ja siis mõtled, miks te 50% endast pankrotti lähevad, ei oska öelda. Vahest mõtled, et see ikka ülilollid, vaata. Peast ei mõnitate, vaata, see on kõige tähtsam. Olen pankrotis, aga peast ei mõnitate. Igades, mida ma öelda tahtsin, kui mängisid Escaldes ja Inter ja Red Imps mängisid juuli keskel. Mängija 1-1, Andres Oopper Andorras. Arra peale löögid, mis seal olid? Suurusjärk vahet ei ole.
4-5. Ei teel, ma juba tean, 12-2 oli vist. Peale löödid, ei, lihtsalt peale löödid Tortu oli 31-7 Eskaldese kasuks. Ja see, et väravale löögid oli 12-2 oli 12-2 ja siis Eskaldes seal lõpuks selle Gibraltaril, kus väga raske mängida. See on uskumatu, on ju. Et selles mõttes karm, et seal tegelikult võime tule alla jääda. Seal on mingi, seal on juba mingi selline Rendor Abramsi see, et Eesti Flora häbistas Eesti jalgpalli on juba kirjas, eks ole. Väga ühepoolne oli see kodumäng ja Eskaldes. Et seal natuke sisse kirjutatud sellised, et Jaan Martinson järgmine nädal räägib, et Eesti jalgpall on hutas. Rendor teeb sellise kommentaari, et häbistati, miks ei võiks mängida nagu Roheneeme Saaret see Flora ja mingi sellised asjad hakkavad juba tulema, eks ole. No samas see nagu sisendab nagu vedike optimismi ka, et samad need Iberia mängud, mis olid algasid raskelt, samas suudeti jälle nagu mängu tagasi tulla. Et on olnud neid euromängus neid raskeid perioode, aga samas kokkuvõttes nagu sükast asja nagu eelmine aasta islandlaste vastu oli, see aasta ei ole kokkuvõttes nagu lubatud endale. Et ikka kuidagi ollakse küpsemad ja rohkem valmis, et ma selles mõttes ei usu, et seal nüüd terve mäng seal trammi all ollakse, et sükst asja ma ei usu, et pigem usun, et nad on ikkagi... Sest sul on pime usk Flora süsteemi. Jaa, mul on pime usk Flora süsteemi, jah. Pelle on tore mees, päriselt ka. Pelle uivalest jättes parivad. Madis ka, et 3 lemmik inimest on Pelle, laps ja uivalest seljas järjestades. Igatahes... Vabandust laps, on mida ma öelda tahtsin siis, et igatahes tuleb sealt keeruline mäng ja ma arvan, et edasi pääs peab nõudma, eriti arvestades, meil järgmises voorus tuleb Flora vastu Kosovo klubi Trita vist. No ilmselt jah. Et ei ole see Tre Fiori San Marino stemp-kumb, aga Kosovo tundub nagu loogilisena. Et seal nagu see, ma ütlen, et seal see alatrupp on nii lähedale ja mis on kõige tähtsam, Flora on noor sats. Et nagu need mängijad, see Aleks neile ülioluline. Mõtle ise, kui need Tolobov, Kollo, Tovstik, Alama, Varjund, Valmets, Grünvald, kõik need mehed saaks neid euromänge. Allarpus, mine perse kui oluline. Oih, vabandust. et siia Eerik pane piiks peale. Et nende jaoks, et see mõttes, Senjov on neid suuremaid mänge, Allarp mängid oksendamiseni, eks ole. Aga nendele noortele meestele jumal küll, kui oluline see oleks, et selles mõttes, et hirmsasti Eesti jalgpall. Kõigile vaja. Kus meil oleks euromäng. Palju meil neid punkte juba on, et sellega on nagu korras või? No seal on seis on nagu selline, et Andorra on meil süke riik, kes on täpselt selja taga, 47 hetkel. Ja siis see tähendab, et neid on vaja võita igal juhul. Siis on, et ja siis Gibraltar, Gruusia ja Põhja-Iirimaa on vist need riigid, kellel on meister on veel mängus, ehk siis neil on see, et seal vist ongi see, et kas oli siis Iberia ja Larne olid oma veel vastamisi, et see vist nagu oli see, mis Northern Island ja seal oli 0-0 mis meid nagu selles mõttes aitab, et üks nagu langeb nagunii välja. Aga ühesõnaga, seal on 4 tükki on taga, kes võivad juurde saada, eriti arvestus, kui Flora peaks sellele Eskaldesele kaotama. Et siis ütleme, kui asjad kõik kokku langevad, siis võib muidugi juhtuda, et kõik 4 lähevad mööda. Aga pigem, et kõik 4 õnnestuvad, on nagu ebatõenäoline, ma arvan. Ja nii ongi, et hädjadat jalgpalli näeb, et ma saan aru, staadioni ma olen oma ainus. Ei, ma olen ka. Tegime trenni ümber, treenime varem just sellega, et saaks propageerida Eesti jalgpalli ja toetada Eesti jalgpalli. Kus siis mina Eiteri lähen lihtrahva sekka, kus sul on kas jälle vippi, viivapett lähen vaatan ja need WC-d üles täpselt, sul on õigus 5 minut, kas ma võin no Paide saatus piletin väga tubli nendest ma ühe hästi ütlen ka Paide asjas, et seal kui Käit tuli välja sellega, Käidu üleminek oli ja siis minu meelest seal oli see, et oli mingi kampaania otsa, et jagati mingi 200 tasut piletit või 100 piletit. Palun ärge tehti sellist asja. See mõttes, et... Siis ei jäänud. Ei, ärge
ma jõudsin selles pileti ära osta, eks ole, ja siis mingi umbes päev hiljem tuleb see, et tuleb, me jäädame siin tasut piletid, kui te tahate, et ei juhtuks selline asi nagu Levadia mängul, et inimesed ei ostaks viimasel hetkel, siis palun töötage selle ise ära taas. Selles mõttes ma järgmine kord ma ostangi päev enne, et äkki ma saan kuskilt tasuta pileteid. Ärge jadada neid tasuta pileteid, ärge tehke seda, kui te tahate, et päev enne oleks inimesed ostaks mitu päeva ette, ostaks nädal ette, et töötab taas sellel, mitte see, et ma ikkagi ootan viimase päevani, äkki mul keegi jälle saadab tasuta pileti, äkki kuskil on mingi kampaania, äkki jälle kuskil, ma ei tea, MyFitnessiga saan -50, et see kõik töötab sellele vastu. see kõik töötab sellele vastu, et inimesed kui saame inimesed väljaku äärde siis, mitte väljakule. See on rootslastel oli selline slogan vist, et saame kõik väljakule. Teisele korrusele. Ma ei ole saanud, kahjuks mind ei olnud vahepeal. Kuidas saab olla, et me oleme tootnud mingi 50 artiklit kõik igal pool sellest, et Rootsi fännid laamendasid. Jumal küll, no ikka juhtub. Ma saan aru. Ikka juhtub. Vot sellist asja, see on paha, et laamendamine on paha. Ma olen nõus, ei tohi asju lõhtuda, ma olen nõus. Aga selles mõttes me võiks teha sellest mingi 10 artikleid, see ei ole kõige olulisem. Sa ei kujuta ette veel neid loete neid artikleid? Jaa, sellepärast me ise pushime seda asja üles. Inimesele läheb see korda, et kuidas saab sellised, kuidas saab nii... See seost täna kohe, kui Rootsi tavainimene, see oli milles Rootsi vang veel on, kes Tartus tuleb. Kohe te mõtled saad aru, miks me ei räägi sellest, et me peame ise ka hoidma positiivset joont, et need vennad, nad lõhtusid paar klaasi kuskil vanalinnas Torrein. Need vennad ju palju on 2000. Kuskil ma nägin, mingid vennad isegi lükkas selle harjaga kokku need klaasikildud. Tubli oli. Kes ei oleks klaas lõhtud? Kes ei oleks Ale Doktoreena konemata kooli lõhtud? Kes oleks ikka juhtub? Ei, mida ma öeldud on? Eigo on Eesti kõige süksem laamendava fänn, salalaul. Et mida ma öeldud on, et me ei rääkinud üldse, kõik positiivne, mis nendega kaasas oli, et oligi 3000 inimest reisis kaasa, äge on ju, ütleme, või 2000, palju üks inimene jätab ühe söös Tallinnas, ütleme 5 sotti. 5 sotti, 2 ööd. Rootslane võib-olla tõesti võis jätta nagu, jah. Mis on 2000 korda 5 palju? Neid oli päris palju vanalinnas. Ei, 2000 korda 5000. Ei, 2000 korda 500. 2000 korda 500. See on mingi miljon või? 100 000, jah. Ei, see on miljon ikka. 2000 korda 500. Nad jätsid Eestisse miljoni. Miks me ei räägi selle? Me räägime, nad lõhkusid ära mingi 10 klaasi ja selle. Nad jätsid Eesti riiki miljoni lihtsalt sellepärast, meil toimus jalgpallimäng, meil tuli 3000 fänni, nad laulsid, nad räisid linna peal, möllasid. Me ei räägi üldse sellest heast, me räägime, jalgpallifännid nõvedad. Ja me ise spordiajakirjand, jalgpalliajakirjand, et ka mingid toidame siia juurde seda, kui nad jätsid Eestile nii palju, võib-olla siis saab esitada arve Eestile. Ei aga selles mõttes on ju seal on nii palju positiivset ka, eks ole, ja ongi inimesed, kes... Ei, et valdav osa fänne olidki ju väga normaalsed. Ja ma ütlen ka seda... Peredega, seal naised, lapsed olid kaasas, ma nägin, et oli... Sel hetkel ma garanteerin, kui Eestil tekib näiteks kas jalgpallikoondisel 3000 reiset fänni, ma garanteerin, et seal sees on 10 idiooti, kes lõhuvad midagi, kes katlevad linna peal. See on paratamatu ja neid inimesi on ja mis seal on, siis meil ei ole kõige tähtsam. Artikkel isegi, et oli ette öeldud kuskil mingi plagu peal või... Plagu oli see, et täname infrastruktuuri eest ja midagi sükast. Tšau, paka. Et selles mõttes, me peame aru saama, et kui on inimesed, kes on elavadki jalgpallile nii kaasa, et see on nende jaoks see asi, et mäng toimub neljapäev, kuskil me sõidan, me lähmegi massidega sinna, see on kõige tähtsam asi ja minu jaoks see klubi, me ei saa sellest Eestis aru, sest meil pole spordifänne, me oleme sellised toetajad, kes ole tennise publik, siis sa peadki aru saama, et need inimesed ongi natuke peas soojad, et sul heas mõttes, mõned on halvas mõttes peas soojad, las nad olla. Et aga sellest nagu teha mingi selline, et ma ütlen, et me oleks pidanud rääkima natuke sellest positiivsest poolest. No aga tõmba neid rakette, viska neid õlletopse. Ei, vahet pole, mis sa sinna kerdi WC-d lõhkuma lähed. Ei, selles mõttes ma saan aru. Vaata mängu. Teeme ühe artikli sellest, jah, et lõhtusid halb, on ju. Aga sellest teha mingi ainus asja, mis... Kusjuures oli ka see, et Rootsi meedia võttis ka selle üles, seal kirjutada ka, sest päris palju oli seda menetletud, et kuidas me nüüd läksime teise riik, kes tegime nii, et see ei olnud ka... ainult me ise nagu ei... Vaata, seal on see asi, see suur erinevus on, et meil nagu
jalgpallist me ei räägi mitte midagi. Meil oli üks kodutõde, on ju, ja siis 15 artiklit sellest, kuidas resultaatil on meile positiivne suunas. Resultaat on teistpidi. Ei oleks, me ei oleks jalgpallist rääkima, et igal juhul rääkima. Oleks ikka edasi pääsest rääkinud. Ei oleks, seal oleks ikka samamoodi olnud, et seal ei oleks ju rääkinud, et seal on lihtsalt see erinevus olnud, et Rootsis on 10 artiklit mängust ja 2 artiklit lõhtumisest. Meil on üks artiklit mängust. Meil ei ole, et Eesti vangid lähevad Rootsi. Seal oli dokumentus oli ka tegelikult väga palju leiti neid mingeid seoseid ka ja muid ka, et see läks väga palju läks ka nii-öelda spordimeediast välja juba, et see ei olnudki. See Manuela Pihlak või mis asi, kurat, ma ei tea, kes on mingi linnapea, abilinnapea, kurat, oleks peanud turra meeskond ja kuidas vale turra meeskond. Kui inimene sai teha, kuidas ultra see toimub, palun ära räägi, et selles mõttes, palun ära ärge võtke sõna asjadest, millest ei tea. Kui oled seal olnud, selles mõttes oled seal keegi läinud sinna vahele. Selles mõttes, et Peep Pahv Peep Pahv ütles, et sinna nuiade pähe oleks kord läinud. Ei oleks läinud. Seal oli, kui seal on 50 debiilset fänni, kui sa lähed neile kallale, siis ülejäänud 1000 lähevad ka närvi. Selles mõttes on see väga lihtne, et kui ma lähen jalgpalli sinna kuhugi, ma ei tea, Eesti koond sellele, keegi läheb politseinikud tulevad mölisema, ma ei tea, võtame suvalise, tulevad, hakkavad, oletame, papada mölisema ja ma seal fännidele püünin. Sina võtad kohe särgi seljast. Aga saad aru, ma lähen ka närvi, selles mõttes, et ei, mis seal on, eks ole, sa ei saa vahele minna, seepärast siis sa jätad tavalise minusuguse neutraalse inimese kettasse, et kui sa oled seal hakatud neid vendasid tampima, seal oli see 1000 joobes fänni, need oleks ka läinud. Aga nad ei olnud vist vaata inimeste peale on ju närvis, et seal ei kutsutud mingid märulipolitseid kohale, vaata näiteks Venemaa vastu mängides ju vaata, kuidas oli kohe ette valmistatud, et kas see mäng ei olnud juba punasest fännide pärast, et siin ei olnud kutsutud ju kohale, et ei olnud väljaspool. Ei, see oli ka paarkümmend aastat tagasi, et me kõik me saame aru, et seda ei tohi torkida. Aga tegelikult teatakse ette tavaliselt, et mis fännidega tegu on, et teelt ollakse alati valmis, aga siin ei olnud ju samas võib-olla ütles ka, et tegelikult oli ka see, et teadlikult ei mindudki sinna, et las teevad oma asja ära, et siis ongi see, et keegi inimestest vähemalt ei saa viga. Aga mis räägiti selles mõttes, et mis edasi saab, et Arve Rootsi ja seal siis jah, et see on nii vana teema ja elad ultrakultuur ja tähtis oli see, et ükski inimene viga ei saanud, et see oli kõige olulisem. Ja siis ongi, et see Rootsi klubile on see nagu eelarvesse sisse kirjutatud, et käime reisidel, maksame 50 trahvi. Aga see võis ju olla ka, et ega me lõpuni veel tea, et võib-olla see oli ka mingi protest klubi vastu, et tekitame klubile lihtsalt mingi trahvi, et me ei ole rahul, mida selle või tollega. Ja nüüd jäävad ilma publikuta. Me võtsime ka liiga palju sellest. Miks me räägime sellest? Minu iga. Tunnistama suurt apsu. Mis me siis saate teine osa? Elaru saate teine osa. Me vahest ikka teeme väikseid rahte ja mõtlesime, Eigo mõtles, et jalutades, et me pole ammu rääkinud välismaalastest Eestis, mis siin üldse juhtunud on. Ja mõtlesin sellised kimmiti välja. Välismaal ikka riipidi või? Välismaal, jah, eestlased välismaal. Teistpidi. Ma pole taksne, ma olen puhtusel, jumal, ma isegi hästi saan hakkama. Kiiki, palun. Ma lihtsalt kontrollisin, et kas me saime vale memo. Andsin teil vale memo, igatahes. Väga lihtne kimmik, et kes eestlastest mängib järgmisel suurliigas. Ehk siis meil on suurliigades mänginud eestlasi on pigem vähe. 5, et meil on, vist ajaloos on vist 3 mängijat, kellel eestlast, kellel oli suurliiga tase ja jäi mängimata. Üks oli Kostja Vassiljev, tema muretus oli vist see, et pall pidi hästi palju läbi tema näima kaitsemäng ja see. No ta oli ju Sloveenias, Lätis saab Itaaliasse. No see oli päris palju. Läks Venemaa, Lätis saab Itaaliasse, Lätis poole, Lätis saab Itaaliasse, ei saanudki. Üldse loomulikult Andres Opper. Andres Opper, kui suur see, ma eeldan, et see on sinu klubi karjääri suurim kahetsus, kui sa tännet järgi vaatad, et suurliigas ei käimata. Ja ei, selles mõttes Sunderland oli ju eriti lähedal, nii et loomulikult, aga mis siin ikka, tagantjärgi, mis siin ikka kahetseda? Ja ma ei tea, kes on 3, võib-olla kelle jäi jääma, või ma Maaret Lemsalu või? Ja tema oli ka väga lähedal Liverpooliga asjadega ja et Taju oli ka sealt Saksa esiliigas ja et jah, tema oleks ka võinud kindlasti minna. Anna on see märgiline, eks ole? No siin on, ma ei tea, kui lähedal Raiol on olnud need asjad, et võib-olla mõned veel on ikkagi, aga ei tea. Tarmo Kingil oli ka just Prantsusmaali vist tegelikult oli ju mingi aeg variant. Ja mul oli endal ka see Metsivärk, tegelikult oli ju, kui ma läksin Arsenali proovile, siis oli ju Mets oli tegelikult, kes tahtis konkreetselt juba, et see oli veel lähemal kui Sunderland. Ja tegevmängijatest juba Skotsi oli ka üks suvi peaaegu Prantsusmaal minemas, et siin
Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka. Ehk siis, et draftime kas 4 või 5 ringi, ehk siis süsteem lihtne, igaüks valime, ütleme ühe nime ja siis läbi selle, et vaatame, kelle nimi läheb pihta, et kes on järgmine, ei lähe arvesse, siis Karol Mets on käinud, et kes on uus eestlane. Ei, no nüüd jah, aga nüüd, kuna ta on esiliigas, võib-olla siis saab ikka teda valida. Ei, ta on juba käinud, kes on uus. Kes on uus tulija välja. Et oleme nii varem draftinud. Ja loegi üle, ainult top 5. Ja mis kes meie saate teile kuuleb, me oleme näiteks draftinud ka, kes saab parima ründajate, et valime 6 ründajat igaüks ja kes saab enim väravaid, et ma vaatasin üle. Seis on selline, et eelmine aasta selle võitis Anders Ooperi, kes edastas teist umbes 30-ga, 20-ga. Tänane Anders Ooperi viimane, ma võin su nimed ette lugeda. Ei taha praegu, loe. Männil on 7, Lepik 2, Usta 4, Ivanov 7, Roskur 6, Kivi 6, Torku Rolling 2. Mis seal on siis, mis on tagasi, Männil on viiastatud, Lepik viiastatud, ehk siis Usta Ivanov olgete vaatlikud trennis. Et see Black Play. Teine, siin ma tahan isegi, Eido juhtis pikalt, aga ei, võtame enne Kalvetit. Kalvet juhib 37. Ma hästi tegelikult vahed on hästi väikesed. 32, Kalvetil 37. Et Kalvet, meil pole ühtegi esile kerkijat, aga Kalvetil on väga hea stabiilne sats, et Anier 7, Vendel 9, Ainsalu 6, Siht 2, Limberg 6, Pedlarashvili 7. Mida ma öelda tahan? Väga. Siin on üks mehel, see on Raheda, eks ole, suur pettumus on vist Romi Siidjaksarat. Nojah, võrrans eelmise aastaga me keelsin, et tema on ka sükke mees, kes lööb sinna 10 tuuri, et see oli see nii-enda valiku põhjus. Tänu minu valikule nüüd on sinul võib-olla mingi lootust. Ja siin, mis ma selle üles tein, tegelikult siin ma kahest mängijast tahaks rääkida ja mina on teine. 36, laiastas sama nagu Kalvetil, mul oli Sappinen 9, Eerme 7, Tokke 0. Ehk mul oli variant, et Keeni Narvas hakkab lööma Tokke või Keero, see pole oluline, aga Ramol Sillamaa 2. Ja Sillamaa, siis täna saime teada, et 2 tal jääb, sest Sillamaa läks Rootsi 3. liigas lainule. Kas selles mõttes, et oli meie ründajate lööjate valikust oli 12 valik ja läheb Rootsi 3. liigas lainule 2+2. Ütleme see, et minu suur Harju haip, mis mul oligi, et Eerme suur läbimurre ja Sillamaa suur läbimurre ja mis Sillamaal on valesti, seda ma ei tea. Mina ka ei tea. Ei oskagi kommenteerida. Et ma ütlen ausalt, mina ootasin suurt läbimurret, et Rootsi 3. liigasse, see on ju ikkagi Vaid seal peab küsima tõesti, et mis täpselt Lubiks siis Södre. Tema oli äkki see, kui ta Kalevis oli, tema ikkagi nähti ju sükest mees, kes tuleb ja hakkab meil koondis kääre peal toimetama. Ta oleks võinud nagu meie Eesti mõttes toppi minna top-klubisse. Ja samas, kui ta oligi nii Harjusse läks, siis eeldasime ka, et ta ikkagi hakkab sul nagu tegema, aga seda ei ole nagu juhtunud, jah. Ma ei tea, miks Kalevis eelmine aasta tuli 18 mängu 7 väravat. Et eeldus oli, et 36 mängu 14 väravat. Et selles mõttes, ma arvan, et kui me teeme hooaja lõpus, siis Oferi taha neid teha, floppida, siis me Kallet kahekesi, floppida seda koosseisu hakkam panema, siis mul on tunne, et see Sillamaa on 1, siis mul oli veel Õunapu 4. Õunapu ei olegi tervise, on ikkagi kehva võitu. Ja siis loomulikult minu punkti, minu tark mees, ma lihtsalt lätsid viimaseks meie drafti 18. valik, mis tähendab, et see oli, mul oli seal laias lastus lihtsalt kedagigi võtta, et äkki tarkab Tampeduu 14 äravat, Tampeduule jääb ka 14, et mina näen ette siis seda asja. Mida ma öelda tahan, täispauk ja see mõttes, et ta oli meie drafti 18. valik ja mees müüdi Norra kõrgligasse või Taani kõrgligasse. Päris äge. Päris ulme asina. Taani kõrgligasse. Meil on ju enne läinud siit mängijad esiliigasse. Anders Hopperi jalahelgis. Taben tuu minnes ütles. Lähen tönnin Anders Hopperi jalahelgis. Ehk siis Södersjüske on uus klubi. Hadžiiri ka hiljuti läks ju Taani, aga sealt ei tulnud nagu suurt midagi. Kui suur pauk on see Levadiale? Madis Kallet. Ma ei usu, et väga suur, et neil ikkagi ju Vendel on ka olemas. Vendellakas on hakanud nüüd just nagu lööma ja toimetama, aga Tampeduu oli kindlasti ju tegelikult üliolulises rollis ja väga
väga mõnus selline. Kas sina tooks legionäri Andres Ooper või annaks nüüd Lehtmets ja Kirss ja need võimalused? Vist ikka legionäri tooks, on ju? Raske öelda, selles mõttes ma ikka eelistaks eestimaist, aga et ma ei näe, et Levadia tooks kedagi, aga samas kindlasti neile pakutakse kogu aeg, et selle ei saa midagi öelda, eks. Kes seal silma kellele jääb ja Võt see on jah selles mõttes mõttekoht, et nad ju Euroopast langesid välja, nüüd Eesti liigas on neil tegelikult päris turvaline puhver on ja et seal on, ma arvan, see ongi kalkuleerimise koht, et kas panna nüüd nagu mingi raha alla, samas võib-olla täpselt ongi see, et järgmine aasta tahame võib-olla suuremaid tegusid teha, nüüd otsimegi sükest meest, kes järgmine aasta võiks olla meil, jah, et kes meil võiks järgmine aasta olla süke põhimees, et ongi võib-olla see, mis see nurk nüüd see otsimisel on nagu, jah. Igas jah, eestlastest, kes mängib järgmisena suurliigas, kes meil MM-i asjas viimased sai, mina vist? Vist küll, jah. Okei, siis ma võtan siis esimese valiku. Sul oli väga kehvad valikud, ütleks, jah? Mina võtan esimese valikuna Baskotši. Hetkel, eks ole, et siin järgmisena suurliigas, seal on, eks ole, paar varianti, et sa tõustad noortest üles, eks ole, mis meil on, eks ole, Kristal eelkõige, eks ole, võib-olla Kaares ka nüüd, siis et tõused esiliigast klubid üles ehk Shane või siis mängid enda Euroopa keskmikust suurliigasse. On need kolm taustatakse nagu ära, jah. Baskotši, tõenäoliselt hetkel võib-olla mina ütleks Eesti parim jalgpallur, võib-olla isegi. Jah, nüüd loodetavasti on nii-öelda tervis nüüd on korras, jah. Tähendab platsil olev, et Hein on vist eespool, aga kui ma peaks tegema pingirida Eesti jalgpallurites, siis jah. Teda vähti nii-öelda see kuulus transfermarkt, et selle järgi ta on kõige väärtuslikum Eesti jalgpallur praegu, jah. Sina ainult raha loed, mitte midagi muud meil elus ei huvita, ainult raha. Aga muu see panebki rattad. See paneb käima täpselt, aga Andres on õigus, jah. No jah, temal on peamine, et see tervist korda saaks, et kahjuks Eestis nüüd ei näe, oleks peaaegu näinud ju Eestiski, aga võta näpust. Ma arvan, et selline järgmine suvi võiks olla see roht küll, et nüüd on mänginud Gendis, on saanud justkui jalad alla. Me peame alati selle väiksed lausli tärni panema taha, et alati ei pruugi asjad hästi minna. Meil on Eestis on hästi suur selline, et let's go, nüüd on kõik üli hästi. Tegelikult need minutid ei pruugi olla, eks ole. Seal tood jah, konkurente ka talle mängu ajal tegelikult, et seal selles mõttes ta peab oma koha nüüd uute meeste käest tagasi võtma, kes seal hooaega on alustanud, jah. Et selles mõttes, et on neid murekohti, aga ta on nii kahe jalaga maa peal mees, et selles mõttes... Ta on selles mõttes ebareaalne inimene, ta nagu näed kogu aeg nägu naerul, ma ei tea ühtegi positiivset inimest kui tema nagu, jah. Ülilahe vend, et ma ka usun ise temasse. Kas ta on ise positiivne kui mina? Sa oled vahepeal, oled jah, sükke natuke väsinud ja torssis, aga teda ma ei ole kunagi näinud väsinud ja torssis nagu. Ta ei võta särki sellest ära, ei taha kedagi ära lüüa. Tal ei ole mingi räntimisminuteid, tal on nagu... Väga tubli, et mis siis jah, et mis on miinus on jah see, et suur klubi nagu see Gent on, siis eks nad tõid sealt kõige põnevam ost loomulikult on neil mitte küll kaitsesse, aga muidu on Josue Vergara ründaja, 2,5 miljonit ja kust Andres Ooper tead? Läti klubist Auda. Saad aru, see on klubina Auda müüb 2,5 miljoni mängid. Samal ajal Tampeduu, ma ei tea, selle ma luuresin välja, et heal juhul räägime 300 000, 400 000. See on uskumatu teelt, et Belgiast rahulikult selliste summadega manageeritakse. Jah, et mõnus, et tahaks raeski olla lätlane. Oleks palju ilusam elu. Kui need Pitbulli kontserti võida korraldada, mis nad seal Lätis saavad olla? Ja jalatsid ei saa osta, et uues varrasime sisse, let's go. Lõikad augu sisse ja kuues vaatab välja. Nii, lähme siis päikse loendu järjekorras, ma tahtsin öelda kella järjekorras. Ehk Andres Ooper, kes on sinu valik? No arvestades seda suvist seda asja ja siin, et Kristal on saanud need võimalused, järsku ei anta teda ikkagi laenule siin Taani ja võib-olla saab oma võimaluse. Ütleme, et isegi kui ta antaks laenule, see on ikkagi suur asi, et on ikkagi selle klubi nimekirjas, siis ma loodan, et ta saab Kölnis oma võimaluse. Jah, et see on pikemasse nimekirja, see on siis, ma ei tea, palju seal on mõnigi, ütleme 25 platsimängijat, mitte väravat, eks ole. Sinna
ma nii palju luuresin kuskilt välja, et kogu selle asja taga oli suuresti see, et ma loodan, ma ei eksi, selles mõttes, et see on Madis Kalveti fakt, et sinna ehk tõenäoliselt vale, et see Kölni duubli juhendaja läks abitreeneriks ja tema soovitas võtta see Kristal kaasa. See on juba suur asi, vaata. Et Kristal päris ja Köln mängib siis Bundesligas ehk siis eeldus on see, et ise nüüd kui laenul läheb, äkki tuleb tagasi, millega saab, et see on, ma ütlen, et kui vahepeal oli see täitsa... oli ka natuke loogiline valik, oli. Ei, ma ütlen, et ta on väga loogiline valik. Et selles mõttes, et Kristali ongi see, et vahepeal oli selline, et vaat kui ta välja tutvus, seal täitsa oli nagu tundus muredot, nüüd jälle ägena. Me usume, et kõik Kristalis. Jah. Vanasti sai öelda, vaata, et Ristel on nagu Terge Riisa, vaata, jalgpalli Terge Riisa, seda võrdlust enam. Seda ei tohi. Seda enam ei saa teha, et on ajad on muutunud. No nii. No ma pakun siis Paalbergi puht selle pärast, et Saint-Etienne, ma usun, et tahab kõrgliigasse ära ta on ikkagi seal esiliigas, põhimõtteliselt kõige suurem klubi nagu ikkagi. Ja kui ta nüüd saab terveks, saab sel hooajal äkki mingid minutid, ühesõnaga see, kes vaatame mitte nii-öelda algavasse, vaid siis ülejärgmisse hooaega. Ander Rupper seleta mulle selline asi lahti, et ta läks sinna, ma saan aru, et see treeningmahtudele kohe ei pidanud vastu. Oli vist, on see midagi niimoodi räägitakse, jah. Kuidas me siis nii vähe, kuidas siis Igor Prins teeb nii kehvamaid trenne, kui tehakse Võt seda tõesti ei kujusta ette selles mõttes, et nüüd jälle saan enda võrdluse tuua, et kui meil oli Teitur Tordarson treener, siis me ikka jooksime nagu hullud, et jah, Aalborgi minnes oli kõva samm edasi, igale poole minnes oli tegelikult samm edasi nendes treeningkoormustes, aga ei olnud niimoodi, et sa lähed katki, et vot ei oska öelda, et kas tõesti on see nii suur, tegelikult on ka hüpe, kui sa võtad ikkagi Eesti liigast Prantsuse liigasse, ükskõik on ta esimene või teine liiga on ju, aga jah, ju siis, tal oli niikuinii juba väiksed probleemid juba Eestis olleski need põlvega ja et poiss ju alles kasvab. Ma tahtsin just öelda, see on see, et võib-olla on, et see kasvuperiood, et see tuleb üle elada lihtsalt ja võib-olla jah, natukene ajastus selles mõttes oli nii, et ei olnud päris välja arenenud kõik. Seal oli ka täpselt see, et ta tuli võtta nii-öelda ju hooaeg lõppes, seal hooaeg kohe juba käis, et tegi siis päris pikk periood tekkis, et seal ka nii-öelda muud, mitme asjad nii-öelda kuhjust kokku nagu, jah. No ja võt, see oli minul ka, kui ma läksin Moskvast Hollandisse, sa olid ühe hooaja ära teinud ja siis pannud teise hooaja kohe otsa, siis lõpuks oligi 1,5 aasta pealt ikkagi hakkavad need vigastused välja tulema, sa ei taastu. Hashtag Alex Mõttes Tamm. No ma tegelikult ka, et jälle on samamoodi, et täpselt sama asi, jah. Et keha kuskil annab järgi, kui ei ole harjunud. Ja mis siis Saint-Etienne, eks ole, just esiliiga taaskub mingi 10 miljonist ostnud, kui eelmine aasta käis AIK siin, eks ole, siin Aaron Jean-Douai möllas tegi keskväljal, see osteti siis AIK-st sinna. Mis näitab selle Saint-Etienne'i võib-olla suurust? Teeme siis, et oleks aus, siis lähme siis, teeme ussi süsteemi, uss. No ma teen siis nagu, kes on Eestist nagu suurliigas mänginud ja 5 meest on ju, nendest on 2 väravaid ja 2 on vasakalised keskkaitsjad ja siis ma panen siis Erko Jonne Tõugese panen. Et selles mõttes tal on Rootsis ju hea küll see hooaeg, ma ei kujuta ette, kuidas nüüd lõppeb on ju, väga hästi pole läinud, aga ma arvan, tema on selline mees, kes ta on hästi pilti saanud seal tegelikult ja võib olla selline mees, keda tegelikult turul otsitakse, suur, tugev, kiire, vasaku jalaga, ühesõnaga ma arvan, tal on seda potentsiaali, et ta võidakse nagu olla selline mees, keda võidakse osta nii-öelda üle. Jah, minu ainus, miks ma langetasin teda, et siin ma ei tea, mis tal juhtunud. Vigastus oli, jah. Halmstad, jah, siin väga palju lasi sisse, viimas mängus oli pingil, et ta oli eelmises oligi, sai vigastus, võeti välja poole pealt selle siis. Minu kord või? No ma olen mõelnud siin erinevad, ma ei tea, kas Käit suudab teha selle sammu kuhugi on ju siis Kurammi kohta, no ei tea nii palju tema kohta. Vali keegi, et me saame nii läbi rääkida need mehed. No ma lähen Käidi peale, et järsku ta teeb selle sammu veel edasi ikkagi, loodan, et teeb. Kui Käit, eks ole, Käidi puhul ta on nii kaua mänginud, selline tunne, et ta on mingi 34. Täpselt nii on, aga tegelikult ei ole. Tegelikult sai 28. Et kui Käit jõuaks, siis see oleks natukene see
Üks metsastsenaarium nagu, jah? Metsastsenaarium, et mul oli ka täit siin üsna kõrgel. Ja täpselt ongi see, et võib-olla võtab mingi Saksamaa esiliiga tippklubi võtab ta ja siis tõusevad kõrgliigasse ja siuke tunduks nagu selline teekond, nagu mis võiks olla tema puhul. See miinus, vigastused. Ja vot see on võib-olla, mida vaadatakse sellistes liigates, et kui sa oled liiga palju kõrval, siis see tõmbab sulle natukene pidurid peale. Eelmine hooaeg oli selles mõttes erandlikult ilus, aga see hooaeg hetkel on vigastatud, et see on nagu kahju, et üks mees, kellel kõik see tõmbab neid asju alla. Eigol on siis 2 tükki, mina lähen väga lihtsalt üks mees, kes hakkab see aasta metsikult saama mänguaega, juba on garanteeritud seda küll esiliigas, aga see meeskond on, ma saan aru, et kõik on kehvasti seal ja kõik on lappes halvasti, lasevad noored peale ja loomulikult see on Hertha. Berliini Hertha, seal mängib siis meil kuulus Sofjan Buram, Eesti noortekoondlane, ootame täiskasvanud debüüti ja kõik vihjab sellele, et Herthal rahaliselt on nii raske, et noored saavad päris palju peale ja siin viimased signaalid ka vist viitavad sellele, et Buram pigem on seal rotatsioonis. Ehk siis Burami pool ma ei arva seda, et meeskond tõuseb nagu üles Hertha, vaid pigem see, et ta mängib esiliigas nii palju, et jääb kuhugi järgmiseks suveks. Ja mu teine valik on üsna samas loogikas mees, kes vaatab koodis ja siis aru, miks ta on nii hinnatud mees, aga karjääri redelil kiired sammud ehk siis Rotto Robert Schein. Selles võtsime, ma mõtlesin ise tema peale samamoodi, et see juba on nagu positiivseid noote kuulda olnud, et vist sobib sinna Portsmoodi siis, jah. No tegelikult ikkagi ta ju nii-öelda vaadates, mis oste Portsmood teeb, siis ta ikkagi pigem on niisugune ülemise otsa ost nagu klubi jaoks, et ilmselgelt ta toodi selleks, et ta mängima hakkab seal, et jah, et see mõttes on positiivne, aga samas ma ütlen uuesti, et me peame ootama alati ära, et me, Markus Soomets, Norras tõusis kõrgliigasse, üks pingimees, kuust Poola klubiga Euroopasse, let's go, nüüd on esiliigas, et seal hoiame sellist natuke hobuseid. Andres Ooper, sinul on siis võimalus. No ma lähen tea selle noorte peale, et panen Kaarese ikka sisse, et Kaarese väga hinnatult läks Villareali noortesüsteemi. No läks sinna küll, aga ma ei tea, võib-olla tuleb mingi ma ei tea, no okei, karikas ei ole kõrgliiga, sa ei saa võtta seda, aga ma usun, et no okei, kui ta isegi see aasta ei saa, siis ta areneb see aasta ja et ta jah, selline väga suur samm, et loodame jälle, et ka vigastused asjad ei hakka kiusama ja tõenäoliselt ma eeldan, et temast tehakse seal poolkaitse. Võimalik, ei, täitsa võimalik. Ma pakuks, et see suur keha, ei tähendab midagi halvasti, ja see mõttes, et natuke selline eelarenenud kutt on, et mitte nagu Madis Kalle, kes 17 aastast oli 1,50 m ja siis hakkas alles kasvama, eks ole. Ei, ma olin, käisin kaitseväe selles komissariaadis ja keskkooli lõpus ma kaalusin 55 kilo. Madis Kalle, sellist nii piinlegi asja ma ilusti räägib seal. Kurat, siin inimesed mõtlesid, et see mehine saare mees ja tuleb välja, kõigil tuleb maalitud pilte sinna praegu. Nii Jalvet. Viimane valik. Ei, teeme ühe ringi, teeme veel. Et 2 valikut veel, jah? Sinul on 2 valikut veel, jah? Nii, kes mul oli? Ma ütlesin, et säkki siis Toni Varjund. Varjund oli ka minul läbi. Varjundi puhul, mis mulle meeldib? Sest ta ongi näed tema puhul see, tal on see 19 aastaselt rohkem massi. Jah. Poolkaitsjana mina näen, ma olen võib-olla ainult seal, mina näen sealt, ma alguses on skeptiline, aga see on natuke madal mäng mulle, mida rohkem ma näen, seda rohkem mulle meeldib, kes iganes selle idee peale tuli, tõenäoliselt Kostja Vassiljev. Väga kiidan. Ja nüüd läheb muidugi raskeks, et mõnda sükast mängijat, kes võib-olla kohe seal nii-öelda juba vanemas eas mängumehed, keda üle võidaks osta. Nagu oli jutt ka, et metsa ei tohi valida. Et ega siin keskkaitsed on ära võtnud. Mõnes mõttes võib-olla oleks tore või huvitav oleks Sönning Larsen on ju, äkki jääb seal Inglismaal silma, kui Sotimaal mängib.
jah, mul on ta Svennin Larsen on selles listis. Patu lihtsalt inimesed ei viitsi. Ei kuulame ära, sellepärast, et ma isegi mõtlen. Ei no, samas täpselt ongi samad need Flora noored mehed, kui Alamaad ja Valdmets on ja ka seal võib olla nagu midagi, et... Jumal, kui kaua sa veetad, mis see lahed? No paneme see Larseni, Keegi ei viitsi, seal ei ole vahet, see mõttes, et mida sa paned. Ma arvan, Larsen on huvitav idee, mis ta pluss on, mängib ja lõi Andres Ooper. Lõi värava. Raius omale, Adra. Ei no, vist värav on värav. Jumal küll. Statistika kirjas, jah. Et see mõttes, et jah, see, et ta Šoti veel nii palju peale saab, on ikkagi ju positiivne märk. Miks mitte, täpselt samamoodi võib saad Saksamaale minna või Prantsusmaale või midagi sükast ka, et... Jah, ma ütleks ka, et lihtsalt see man ride on see märk. Andres Ooper. Jah, keeruline, ütle ja täpselt, Alex Mattias Tamm praegu on natuke kaugel võib-olla, keda pakkuda siia, et mõtlen ka väravahtide peale, kes meil on läinud, nagu ei, vot ei tea, et... Nii. Ei, mis sa ütlesid? Ma ei tea. Minul on siin to-do listis on veel 3 nime, et Alamaa, Hint, Palumets. Mina võin öelda, et Alamaa Eesti suurim... Mina ütlen hoopis Valdmets. Valdmets, et see mulle ei pea hooaja ja saab veel ühe hooaja. Loora saab eurosarjas alagruppi. Ja see on jah, võib-olla ma oleks pidanud... Aga Alamaa jah, on ka hea pakkumine, kes on just need noored, et paneme Valdmets. Sina usud Valdmetsa, mina usun, aga mina arvan, et ta on... ma ütlen, ta on selline box to box, ta on sellise töövõimega ja selline asi jääb silma, ta on suur. Ei no jaa, ma ütlen uuesti, ta füüsiliselt, ta on nagu pikk ja füüsiliselt ta on nagu sama nagu siis kui Maidis Kallet läks sõjaväeklubis seriaali. Ja vaata, nii hull ei ole, ta natuke sinna näitab. Ta veel mehistub veel ja siis ei saa ta jälle keegi vastu. Jah, minul Palumets, miks on Palumets on tegelikult, kõik need Tšehhi, Slovakkia, mitte keegi ei ole nagu megalt, Poom on natuke liiga vana, eks ole, Sinevski liiga vana, et suurt hüpet teha. Palumets võib-olla on noorem ja ta mängib ka ründavamas positsioonis, eks ole, kui ma nüüd ei eksi. Üldse on head skoorid olid, esimene mäng Rosicel 4-4 ja teine mäng ei olnud nii värata rohtu, oli 3-3. et jah, Jaroslav Sutra oli viimases mängus kohtunik. Tuli praegu taksoga, taksojuht oli Andrei Arshavin. Sellise ta põgenes mobilisatsiooni eest. Ei tea. Vaat see oli ilus. See oli hea infominut. Jah, ja minul siis on variandid on tahaks Trevor Hint öelda, aga Trevor Hint... See ei ole paha pakkumine ka, jah? Aga ma ütlen lihtsalt, minul on ka sellesse usku, et Flora saab alagruppi, noored mehed jäävad seal hirmsasti kõigile silma ja mina võtan see Alamaa. Siia ma panen mõlemad head pakkumised. Et Hint ja Palumets siis on või esimene välja. Aga arvast seda, et kuidas me ennustasime, siis teades seda, siis tõenäoliselt mööda. Ja need 2, kes jäid välja, nemad saavad esimesena. Ja sellega me saime vist selle ringi peale, mis eestlased välismaal teinud on, et Hint noortes saab nagu mängu aega mitte liiga piisavalt stabiilselt ei ole, aga ta on 18 ka, et võib-olla seal ootaks natuke. Ta on ikka vanem kui Kristal vist on ju. Jah, ei ole, ta on aasta noorem, ta oli 2008. 2008 sündid, jah, Kristal 2007. See oli Madise stiilist vaat. See oli minu koondise. Vot, ja rohkem ei olegi. Kas teeme siis lõppu, teeme müla, palju teeme, 6 minutit? Rohkem ei saa, järgmine tuleb ukse taha juba, jah? Teeme siis, käisin puhtusel, väga hea, et lihtsalt teha seda võrdlust, et kumba parem puhtused. Mina teisin Tiranast, miks ma Tiranast käisin, ma olin plaanis üldse välismaale minna, ma vaatasin ilma, vaatasin 21 kraadi on Eestis, mõtlesin taht sooja, siis vaatasin, mis on soe koht, kuhu minna, vaatasin kõik need Barcelonad asjad, kuhu saab otselinnud on käidud, siis vaatasin Tirana, vaid fuck not, et võtsin piletid üsna mingi paar päeva enne ja vaatasin ka, et ilm 33 kraadi nice, aga see umbes 2 päeva ilmateade muutus mingi 38 peale ja 5 päeva 38 kraadi, ma tean, mõnus. Ja
Madis Kallet, sina reisid Tuss ja Miks ja siis hakkame minema täpselt nendes tähtsates asjades. Käisin Krakowis poisid koos ja võib-olla peaks täpsustama lapsega. lapsega, ne? Poisiga tõus. Või samas me oleme salliv saade. Sa just hüütedal kõrdi Pärnusse maa kõik igale poole, siis on vaja sellist asja. Jason Vaida nõukaisuga koos. Ja lihtsalt võib-olla parem. Pojaga koos käin. Pojaga koos, võta ja. Meil on 21. sajand, et ei ole hullu. Ei ole hullu. Tuli välja. Mis siis on tähtsamad asjad, siis lihtsalt teeme võrdluse ja siis vaatame, et loomulikult alustame lihtsamatest asjadest. Õllehind, jah. Õllehind, õige. Mis on õllehind? Krakowis. Valitud ise kas poes või väljas? Näed, poes oli just äkki kuskil eurotuuris äkki või? Ja väljas? Kus me näed, see lõuna ajal oli äkki mingi 3 või 4 või? No mida kohas slotid, vaata, ikka odavam ikka, selles mõttes lähed välja sööma, on odavam. Okay, siis ja ma arvan, kokku, et sulle, ma eelmine aasta õnnestus ka Tiranas käia septembris, et selles ma arvan, see on Tiranas ikka odavam. Ei olnud odavam. Kindlasti ei olnud 3 ei saanud kuskilt pool liitrit õlut üheski baarist, et selles mõttes siin läheb vist kindlasti... Ma ei tea, kas võib-olla kallim ka, mõtleme täpselt slotid olid. Et ma ütlen, et seal poes oli ka eurotiiru ja väljas ütleme 4-5, et ei olnud... Okei, no lennujaamas muidugi ma postsin ka 7 või midagi sükast. Ei noh, lennujaamale, no see ma sai kõrgklass, et ütleme siis punkt läheb Krakowile, et kui sinu garantii, et seal saab 3, nii odavalt ei saanud. Toit. Me ei tea, kus ta käis. Toit, ma arvan, Kallet. Ütle, palju maksis ja kas oli hea? Toit oli väga hea, no ma arvan kuskil äkki 10 tuuri jäid need nii-öelda söögihinnad natuke siia-sinna. Tirana pluss loomulikult ongi toit on üliodav, 10 sa saad juba mingi megaprae, kui sa tahad lihtsalt suppi ja väike õlu, see 5 € saad kätte, pluss see suur see linnaosa, vaata see platu, et käigust tahad, et siin läheb punkt sinna. Naised! Selle talvet, ma ütlesin, ei ole sobilik, aga talvetes selle peab ka sisse panema. Nii oli täpselt, no siis mismoodi me seda võrdleme nüüd siis? Kas naised olid ilusad? Ma ütlen ausalt. Olid küll, jah? Olid küll, siin läheb, mina ütlen, et ma ei saa aru, absoluutselt Tiranas kõik naised lopsakad, vaata, see mõttes, et kellele mis? Kurvikad ja ma arvan, siis info ütleb viimati A-korviga rinnahoida müüdi seal riigis aastal 2023. Ja kõigil on mingi selle puuti taga ja basuuka tees, see väga huvitav. Aga ma ütlen, et aga ma ütlen, et mulle ei meeldinud. Minu meelest ei olnud äge, et ma olen ikkagi, minu meelest ei olnud ilus, aga see mõttes, et selle punkt Krakowile. Mulle ma kuulan suu ammuli. Ilm. Ei, Krakowis oli ka väga kuum, seal oli, üks päev oli pilves ja 26, aga edasi tuli mingi ikka 34-35. Saatsin üks päev mingi türklasest taksohi peal, kes ütles, et ta on kas 6 aastat Krakowis elanud. Ütles, et nii kuum pole varem olnud kui nüüd see aasta, et selles mõttes ikkagi oli päris kuum. Kusjuures see oli tegelikult ainult vist mingi 4-5 päeva, et siis langes sükke alla 30 tagasi. Jah, nagu ma ütlesin, seal oli kõige jahedam ilm oligi, võib-olla 36 enamik ühtegi pilve ei näinud 5 päeva ja see mõttes oli normaalne, et siin läheb punkt Tiranal 38, let's go. Oot, kas see on nüüd hea asi? Ma mäletan küll, et me käisime seal Ungaris, käisime seal seda eurot vaatamas ja 38, see ei olnud normaalne. Sa kõnnid tänaval, see lihtsalt oli läbi märgida. Mis mõnu sellel on? Mina annaks jälle punkti siin 28-le kui 38-le. Lõpetage ära. Meil siin tulevad kliimapagulased varsti Euroopast. Ei, siin läheb punkt sinna. Ma ei tea, mis siin veel üldse oluline on. Mis avastasime lahedam, see Krakowis oli, seal oli äärelinnas oli siuke kunagine lubjakivi karjäär, mis on nüüd nagu vett täis lastud ja siin sisse oli tehtud üks välibasseinid, mis oli väga nagu õnus. Mis see jama muidugi oli see, et seal oli piiratud arv inimesi lastaks sinna. Tund aega järjekorras sisse saada sinna. Okei, võrreldes sinna ja siis saab punkti saab Krakow, seepärast, et Tiranas oli küll see suur tiik kõrval ja seal ujuda ei saanud, et ainus, et Vahemeri on ikkagi, ma ei tea, mis
kaugel. Pool tundi sõitu. Türesesse jah, seal oli äkki mingi tunnik äkki isegi sõitu vist. Olen millal lähed, et me... Bussiga käisin 2 korda, päris huvitav bussisõidud olid. Väga kirev rahvas oli peal nagu. Et siin tänu selle läheb sinna, mis Anders Ooper kas mädedesse sai. No, said sinna said sõita Kreisrautega, siit läheb 1 punkt sinna. Krakowis otseselt linnas ja mäges polnud Sakopaane veits eemale. Et on õlle ja võt on. Et... Auschwitz on lähedal. Kes tahab ajalooga tutvuda. Ajalootund. Ja see, jah, ja kas viimane ja siis vaata ja siis siit läheb punkt Draakule, et see ja võitis. Ehk edaspidi siis jätkes meelde, mida jälgida. Saavad õlle hinda vaadanud. Toit, õlu, naised, ilm, ujumiskohad, mäed ja Auschwitz. Või lähed on Auschwitz ja see Auschwitz tegi... Võrdlus edaspidi ongi, et kui kaugel on. Äge story. Aga muidu tervitab. Käisin seal, et selles mõttes väga sünge koht muidugi. Jah, ma käisin ka kommunisti, vaatasin, sa oled käinud punkerid, päris äge. Tiranas või? Mingi vennad lastega. Siis juba on võrdlusmomenti. Ei, seal on mingid inimesed lastega, vaata. Ja see on, mis punker on, vaata, mingi 7, mina ei tea, 50 tuba ja lastega, siis umbes teine tuba on see, kus näidatakse ülespuutud inimesi. Vaata, lapsed, võib-olla poleks pidanud lapsega tulema. See oli päev, kui ma Tiranas käisin, see oli ka, et vaatasin, kus punkrid asuvad, üks oli äärelinnas, jalutasin sinna, jõuan kohale, mingi mäe peal, mingi suur asi pidi olema, jõuan kohale, vaatan hoovis mingid kämperid pargivad seal ja siis meestab vastu, et kas mingi broneering. Ei, ma tulin vaatab, et näed siin, näitab, et siin on mingid punkrid. Jaa, meil on hoove punkrid täis, et tahad ma näitan sulle, siis mingi see peremees tegi mul hoovi peal tuuri, et siin nurgas on meil punker, siin 7 punkrit oli hoovi peal vist. Päris. Ja siis näitas, siis tegi vist neid ööbimiskohti ehitas sisse sinna endasse. Et turistid tulevad, siis ei taha oma selles karavanis magada, et siis said seal punkris magada, kui tahtsid. Ja mis on äge, loomulikult, mingi päev oli Raigi mäss linna peal 10 000 inimest väljas, sest et president müüb meie riiki maha, et kui me tahame revolutsiooni ja vende pandi panema ja ära tapma ja ma mõtlen, miks see riik vaata, et äkki saab kunagi normaalseks. Et aga paistab, et mitte. Ja tervitaks ka Visseeri. Seda ma sinna... Ma olen ka Visseeriga. Ja odav. Odav, seal on oma põhjused. Et ma vist rääkinud, et mul on olen sisse harjutanud seda, et kui ma lennutrisse istun, ma jään kohe madama. Et see mõttes, et see kord oli ka niimoodi, et tagasi lennul istud maha, kohe müts silmile, mingi podcast kõrva, jäin madama. Ja järgmine asi, et ärkan. Vaatan podcast läbi, juba järgmine mängib. Vaatan, oppa üle 2 tunni madan. Nice, nagu tavaks. Läinud maandub, panen juba, vaatan kella, nice, vaatan aknast välja. Kurat, Tallinnas selline päike, nice, let's go, vaata. Läinud käib seisma, teen lahti, tõuseb püsti, vaatan, mitte keegi ei tõuse. Vaata, mis toimub, vaata. Ja siis tuli välja, et vahepeal oli tehniline rikki olnud, oli seal kuskil ei räägitud. Mul kõrve mingi naine oli natuke ülimures näost valge, vaata, jälle mingi asi ei tööta. Tuleb välja, et selle ajal oligi, lennuk oli sõitu mingi tund aega. Ja siis oli vist öeldud, et meil on tehniline rikk ja tagasi pööranud. Ma magasin, ma ei tea, ma olin lihtsalt let's go juba Tallinnas kohal. Ja siis oligi, et ma pole nii pettud ammunud. Ma mõtlesin reaalselt Tallinnas, et nice. Ja siis ma nagu lollit tõusin püsti, vaatasin kõik teised istuvad, mõtlesin partin neil pillikult, läksin tagasi. Aga ma ei teadnud, ma jäin kohe edasi madama, et ma ei teadnud, mida kaua seal oli või mis toimus. Lõpuks oli koju, et eladu Ungari. Vaat see on õige. Ja Draakov võitis, et kui teil on minna Draakov või Tirana, siis Draakov sellepärast, et seal on Auschwitz lähedal. Ma ei mõelnud seda. Ei, see on väga... Ära enam ürita. Ei, see jääb. Vot, ja ega see ei olegi. Lõpuküsimus Anders Opperil on see, et tegelikult ei olegi. Kas sa oled Auschwitzis käinud? Ei ole. Mina ei ole. Ja Madis Kallet, talle nii meeldib, ta on seal 10 korda käinud. Jah, see oli see kordne saade. Kuulake meid siis järgmine nädal mõlemad oleme puhtuselt tagasi. Siis ma ärge siis Delfi sporti lugeda, pole mitte midagi head lugeda, sest põhimehed Kalvet Valju rõndu puud. Uus rekordpikk saade, eladu, jõuke siis bussidele ja kuulake meid taas siis 10 meetris. Nägemist. Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio.